Aga me saame nüüd vahetada teemat ja rääkida ühest ametist või ühest sellisest tegevusvaldkonnast, millele tegelikult väga head eestikeelset nime ei olegi. See on coaching. On eestikeelne nimi. Coaching, ma nägin kuskil, jah. Aga mida see tegelikult sisaldab ja miks see on populaarne? Me oleme ühe coachi enda kollasesse tugitooli meelitanud. Merle Viirma, tere hommikust! Tere! Ja Merle on ühtlasi ka oma tarkustest vähemasti osa pannud raamatusse, mis on siis, ma ei tea, kas siis coachingu selline sissejuhatus, näidete kogum, et kust siis ka aimu saab. Aga alustame täiesti algusest. Kes on coach? Ja kes on coach? Et coaching on iseenesest selline arengu või õppimismeetod siis inimese potentsiaali avamiseks ja teeks ikka sellest, et tulemuslikkus kasvatada, sellest rõõmu tunda. Mina siis konkreetselt ka see raamat, mille me koos Toomas Tammsaarega kirjutasime, mis on siis edasi artiklite kogum, eks ju, tegelen juhtimistemaatikaga, et ma olen juhtimiscoach, see tähendab, et siis juhtide enese, tiimi ja organisatsiooni juhtimise teemadega tegelen mina. Aga võib-olla siis ma alati mõtlen, et kuidas nagu vanaemale seda selgitada, et siis võib-olla alati selline treeneri mõiste tuleb appi, kui sõna-sõnalt tõlkes ongi treener ju. Ja, et kui mõelda spordile, eks ju, et kui me tahame tõesti midagi saavutada, edukad olla, tulemuslikumad, kiirust, jõudu arendada, siis seda lihtsalt on mõistlik teha koos treeneriga, sest et tulemused tulevad kiiremini ja võib-olla ka valutumalt. No, et illustreerida seda tööd, äkki sa saad tuua paar näidet, et stiilis, et ma ei tea, sinu juurde tuli inimene see ja see ja sinu juurest ta lahkus olles, ma ei tea, targem ilus on parem. Targem ilus on parem, et jah, et ta on hästi eesmärgistatud tegevus, eks ju, sõlmitakse kokkulepped, eesmärgid, neid mõõdetakse. Mis võib olla näiteks eesmärk? Neid on ka väga erinevaid, aga ma mõtlen, et sellised praegu võib-olla, kui ma üldse mõtlen juhtide väljakutsetele, et selline hästi palju muudatusi, hästi keerulised ajad, nähtavust on vähe sellist, peab kiireid otsuseid tegema, infot pole piisavalt, hästi niisugune ärev, suhted lähevad keeruliseks, tegelikult sellised tekivad konfliktid võib-olla, sellised teemad, siis muidugi nendes olukordades hästi tähtis on prioriteete seada, fookusi, oma aega planeerida. Päris palju tegeletakse kusjuures ei ütlemise õppimisega. Sellised teemad praegu meenuvad. Aga kui sa nagu kliente kohta küsisid, siis et ikka alati kõige rohkem rõõmu teeb ju see, kui need eesmärgid, mis nad endale püstitavad, täidetakse. Võib-olla kiiremini, kui planeeritud oli, tihti rohkem, kui osati oodata. Ja enne ma paar sõna Romi sulle rääkisin, et võib-olla kõige sellist isiklikult rõõmu pakkuvam sõnum mulle on olnud võib-olla mitte nii otse üldse juhtimiscoachingu sõnum, kui klient mulle paar aastat tagasi või pärast meie koostöö lõppu siis naisklient kirjutas, et tahan sulle öelda, et ma olen tänaseks 3 lapse ema ja sinu kohtumistel on suur mõju olnud. Mina pean tunnistama, et kui ma esimest korda coachinguga või kuulsin sellest, ma arvan, selline 6-7 aastat tagasi umbes, siis see tundus mulle selline, no ma olin skeptiline, ma olin päris skeptiline, see tundus mulle midagi esoteerika valda kuuluvat. Aga mis ta tegelikult on? Sest ta on tänaseks muutunud ju väga populaarseks. Esoteerikaga on hästi vähe pistmist, eks ju, et nagu ma ütlesin, ta on nagu väga eesmärgistatud, et on siis organisatsiooni, tiimi, juhi enese arengu eesmärgid, sest ikkagi juhi enda seisund on tõenäoliselt kõik olulisem juhtimistöörist üldse. Ja enamus tegelikult, ma arvan, selliseid väljakutseid või ka möödalaskmisi läheb tihti, kui juht kas ei võta seda rolli või lihtsalt ei ole endaga kontaktis ja endaga ei tegele. Aga jah, et ta on nagu eesmärgistatud ja hästi tegevuskava põhine, et selles mõttes jah, esoteerikast asi kaugel. Aga samas meil on nüüd tänasel päeval tekkinud väga palju coach'e. Et ma ei tea, kuidas te tunnetate ka, et kas on, mõnede puhul on see, et kas ta nüüd ikka on päris ja kas igaüks on meil ikkagi coach, et kuidas teha nüüd kindlaks, et ma nüüd tõesti õigelt inimeselt seda abi küsin? See on super küsimus, et mu üks rollidest on tegelikult ka Estonian Business Schoolis, ma olen tegelikult coachingu programmide juht ja ka õppejõud ja selle valdkonnast hea seistes, et tõsi ta on, et ühtegi ametit ei diskrediteeri miski rohkem kui selle kehv tegemine. Ja inimesi, kes tahtmata hinnanguid anda, et aga võib-olla on veerand raamatut läbi lugenud ja ei ole kuskil koolist käinud ja nimetavad ennast kuidas iganes, et on igas valdkonnas ja eriti siis, et kuna see juhtimiscoaching või coaching Eestis on niisugune 10+ aastat, tegelikult on hästi vana 70ndatel eelmisel sajandil
teda hakati siis viljelema või see turg ei ole uus ja väga-väga tugevad näited nagu teistelt turgudelt, aga jah, et kuna meil on suhteliselt uus, siis igaüks justkui on, võiks isegi öelda, et päris paljud õpetavad, kelleks sellest võib-olla väga õigust ei ole, et noh, et siin ega aeg on piiratud, et kiirelt vastates, et parim, mis te teha võite, on endale coach'i valides ikkagi tema pädevuste kohta küsida, kogemuste kohta küsida. Et see on nagu amet nagu iga teine inimestega töötades, et see eeldab ikkagi jah, nagu diplomeid, õpinguid ennast täiendamist. No kui me nüüd intervjuu lõpetuseks veel prooviks ära kasutada ka seda, et meil on coach siin koha peal meie tukitoolis istumas, siis no ma ei tea, võtame äkki näiteks Kristjani näidiseks, et tema on saatejuht. Ma ei tea, kas sul on mingisugust konkreetset asja, mis siin sinu tööelus või... Ega väga ei ole, ma jäingi huvitav, et miks sa mind välja valisid, aga hea küll. Ei, selles mõttes tõesti, et võtame laiemalt, me ei pea ju personaalselt, et aasta algus, inimesed teevad igasuguseid lubadusi. Kuidas teha nii, et ma selle aasta, ma ei tea, oleksin edukam, oleksin produktiivsem? No need vastused seda ise, et selles mõttes on teise aus vastused, aga coach'i üks definitsiooni osa on see, et ma nõu ei anna, sest et see usk, et inimesel endal potentsiaal, eks ju, et selles koostöös kontaktis teise inimesega ma saan sulle näidata mingid pimealasid, teistsugusi, jah, oma küsimustega kuulata valikuid, jah, et tegelikult sa annad neid endale ise. Ma proovin näidata mingeid teisi perspektiivi, rohkem valikuid, mida sa parasjagu ise märkad. Aga mis selle koostöö võib olla siis nagu võlu võiks olla, et selline tore võtse Aafrika vanasõna, et tahad kiirelt minna üksi, tahad minna siis kaugele koos sõbraga, aga mis te arvate, kuidas kiiresti kaugele saab coach'iga? Et mis iganes siis nagu endale eesmärgiks seada, et see turvaline neutraalne mõtlemisruum, eks ju, et kus tõesti, noh, ma olen neutraalne, mul ei ole mingit agendat, hinnanguid, et aitab lihtsalt väga kiiremini neid eesmärke saavutada. Need vastused on enda sees olemas, aga lihtsalt, et keegi aitaks neid kuidagi siis paremini üles leida. Muidugi, selle kohta on tore ütlus, et taju, mis väljakutse loob, omab miljon korda rohkem infot selle kohta, kui mina, kes ma esimest korda kuulen, eks. Aga kas see on nagu psühholoog või terapeut siis sama või? Ei ole, kuigi ütleme, et heale coach'ile, juhtimiscoach'ile tulevad kasuks nii siis juhtimisalased teadmised kui ka psühholoogia teadmised, aga see piir, noh, seda on nagu mitmes kohas saab luua võib-olla selles kohas, et coaching on õppimisprotsess, siis jälle, et see psühhoteraapia kohta võiks siis öelda, ma ei tea, paranemis, healing, ravimismeetod rohkem, et paar telge, mida seal vaadatakse, et üks on minevik, tulevik. Coaching on hästi oleviku ja tuleviku keskne tegevus, hästi lahenduskeskne, et ma nagu mingi mineviku temaatikaid lahendamas ei käi, et noh, puudud oskused, eks ju. Suur aitäh meile siia telehommikusse tulemast ja ma usun, et väga kena motoga seda intervjuud lõpetama on just siin kaane peal ka kirjas. Palun mulle üks sõbralik müks. Et see on siis see, mida ma saan aru, et mida siis coaching omalt poolt annab. See tähendab, ma lihtsalt ühe lause võin lisada, et see tähendab seda, et seal, kus on väljakutse hästi suur, peab ka tugi hästi suur olema. See on see sõbralik müks. Merle, aitäh tulemast meile täna hommikul külla. Aitäh.